Aloha imelised tervisesse seiklejad, minu nimi Krista-Ra Laksmi-Tetton ja tulemast täna eetrisse imelisest Daytona Beach'is siin Floridal. Ja ma teen täna selle väikese videokutse just neile, kes nüüd siin jõudes märtsikuusse vaatavad juba tagasi aasta algusele ja mõtlevad, oh my god, ma tegin nagu mingisugused kokkulepped endaga aasta alguses ja võib-olla isegi uusaasta lubadused, aga kahjuks ei ole väga jõudnud nendega tegeleda. Ja sage on see, et inimesed panevad ikkagi oma tervisega seotud teemad riiulile kuskile taha otsa ja alles siis, kui hakkab põlema ja kuidagi enam muud moodi ümber selle viilida ei saa, siis võtame tegelikult need terviseasjad sinna ettepoole ette. Ja ma ütlen omast kogemusest pluss siis tööga siis ka klientidega, et tõesti tervis võiks ja peaks olema esikohal ükskõik, kus sa oma elus toimetustega oled. Ja minu enda elu ja kogemused on ehe näide, et tõesti, kui ma lükkasin seda järjest kuskile nurka ja taha otsa, siis keha hakkas andma järjest märku, et kuule, see ei ole enam okei. Ja minu äratus oli see, kui siis 2017 aastal, kui ma kolisin Ameerikasse ja mul oli vaja teha siis väike meditsiiniline siis ülevaade, kus ma omadega olen. Ja aasta hiljem oli mul vaja uuesti see test teha, sellepärast et mingisugused asjad aegusid seal ja olles siis oma arsti juures, kohaliku arsti juures, ta koputas mulle õlale ja ütles, et kuule, sa oled siin aastaga võtnud 15 kilo juurde. Ja kui sa niimoodi jätkad, siis põhimõtteliselt järgmiseks on diabeet 2. Ja ma nagu väga sellest ei teadnud midagi, aga ma teadsin, et üks minu vanematest oli diabeediga ja sellega oli kogu aeg, tal oli nii palju suuri nagu tervisejamasid kogu aeg. Ja siis ma läksin natuke online ja uurisin, mida see siis täpsemalt tähendab ja mis minu tulevik siis olema saab. Ja ma kapitaalselt keelusin seda teed minema. Võtsin ennast kätte, panin koheselt kirja kuskile 6-nädalasele siis väljakutsele, mille osa oli siis menüü muutmine, pluss siis ka treeningud, grupitreeningud. Tegin selle läbi, panin fookuseks 6% keharasva lahti lasta. Loomulikult sellega läks ka päris palju kilosid ja peale seda jätkasin oma tervise optimeerimist ja optimaliseerimist ja ühel hetkel jõudsin siis Quantum Shiftini Erik Edmitsiga ja seejärel siis tuli ka imeline Wildliti programm ja kui ma Wildliti olin läbi teinud, siis ma alles hakkasin aru saama, kui metsas mu tervis oli ja just tänu sellele, et ma ei teadnud toitumisest ja toitumisharidust ei olnud ma üldse saanud. Ja see oli see, mis oli siis suur kurja juur. Ja ma hakkasin siis ise seda läbi tegema, tegin selle läbi, siis kinkisin selle oma abikaasale ja siis hakkasin vaatama, et vau, mul on endal nii palju kliente, kes pidevalt on siis hädas kas oma kaaluga, tervisega, enese minapildiga, figuuriga, millega iganes ja oleks väga tark ise ka siis Wildliti coach'iks saada ja see asi natukene siis sügavamalt läbi teha. Ja nii saigi olema ja oktoobrist siis 2021 olen ma pidevalt teinud gruppe, mul polegi väga sükest puhkus siin vahepeal olnud ja järjest inimesed teevad siis neid gruppe läbi ja muudavad oma tervist, oma toitumisharjumusi, oma siis kehakuju, oma kõike, mis sellega seonduvalt siis oli paigast ära, nii palju, et nendest tulevad täiesti teised inimesed välja. Aga nüüd, kes ei julge kohe siis võtta seda 90 päeva siis ampsu, ma mõtlesin teha sellise väikese tutvustuse, nii et inimene saab panna kas 5 varvast või 10 varvast sisse ja tunnetada, kas see on ikkagi midagi tema jaoks ja näiteks ka, kui ta siis mõtleb sellel teekonnal minna, kas mina olen see õige Wildliti coach siis just selle inimese jaoks. Ja ma tegin aastaid tagasi siis panin kokku sellise asja nagu siis tervise taaskäivituse väljakutse, mis on tegelikult 5-päevane, kus ma siis sõelusin välja kõigest sellest, mida siis ma oma kogemustest ja Wildlitist olin õppinud, mis on need 5 tervisesammast, et kui kõik muud asjad ära võtta, mis on nii essentsiaalsed, ilma milleta me ei saa tegelikult inimesena ellu jääda, mis on need 5 sammu, mis peaksid olema ja mis võiks nii-öelda siis kohe luubi alla võtta. Ja kaevasin need välja ja sain siis esimese pilootgrupiga selle läbi teha
ja mis oli uskumatu, oli see, et 99% nendest inimestest hüppas kohe hüppasid Wildfiti, kraapisid täiesti ukse taga, et kohe tahan Wildfiti. Et nüüd ei ole siin enam midagi kuskile siis viivitada ja tõesti tegid ilusti selle läbi ja enamus nendest hüppas ka kohe suveretriidile, mis me eelmisel suvel Eestis tegime. Meil oli veel väga lahe siis ka Wildfiti kokk ja mega lahe kogemus. Ja seejärel siis ma otsustasin, et ma ei tee seda enam tasuta, et ma teen seda siis põhimõtteliselt kõik materjalid on inimestel olemas, saavad siis iseseisvalt selle läbi teha. Aga inimesed on ikkagi väga laisad või ikkagi kedagi sihukest väikest brigadiri ei ole natukene siis müksamas ega ikka väga ei viitsi toimetada. Ja tegin siis selle aasta alguses uuesti ja jälle sama kogemus. Kõik, kes läbi tegid, hüppasid põhimõtteliselt kohe siis ka Wildfiti programmi. Ja nüüd, kuna siin on tekkinud erinevaid huvilisi ja ka erinevate grupeeringute inimesi, kes sooviksid siis proovida eelkõige siis seda tervise taaskäivituse väljakutset 5 päeva, et anda ja kinkida siis oma tervisele 5 päeva. Ma teen erandkorras siis tõesti selle veel kord tasuta, kus on siis võimalus selle 5 päeva jooksul saada PDF-juhised, mis need sammud on. Iga päeva alguses teed selle lahti, iga päeva alguses saad siis vaadata juhisvideo üle ja nüüd on ka pandud sinna siis lisana viimane siis väljakutse, mis sai siis siin jaanuari alguses teha, ka need grupi coachingu videod, kus sa saad ka lisa siis boonusinfot. Lisana on juures ka siis kehakonteinerite kaardistamise lehed, mis on siis oluline selleks, et sa saaksid nagu aru, kas ja kuidas siis need 5 sammu töösse panna, kuidas see olukord on praegu ja mida sa nendega siis edaspidi soovid ette võtta. Nüüd selle programmi registreerimiseks on mul natukene spetsiifiline süsteem tehtud ja kuigi see on tasuta, siis selleks, et sa saaksid kõik siis ka minu süsteemides integreeruda, on vaja järgida siis neid juhiseid. Ja nüüd selleks, et sa saaksid siis maksimaalselt aru, kuidas ja lihtsalt see käib, ma jagan oma ekraani ja käime sellega siis koos läbi. Siin on siis minu veebileht ja siin sa näed, on selline asi nagu e-poe link ja sul on võimalus siis kerida siin, see on siin meil natukene allapoole ja sa näed, siin on siis tervise taaskäivituse väljakutse, osaleja registreerimine ja allahindlus ja ma võib-olla panen siia isegi ka veel lisaks siis märts 23, kuigi sa näed siin juba selle pildi peal on märts 23 olemas. Ja nüüd, mis on siis minu soov, et sa paned isegi, kui see on siin 0 eurot, lisase korvi, kui sa vajutad siia, siis vaata ostukorvi ja siin on mul mingisugused asjad jäänud ette kogemata. Ja nüüd siis mine maksma ja mis ma sooviksin, et sa paneksid siia kõik oma siis info ja täidad ära oma e-maili, oma aadressid, kõik asjad ja siis paned siia esita tellimus. Ja kui sa selle ära teed ja vajutad siia esita tellimus, siis tuleb sulle põhimõtteliselt koheselt e-mailile info, kus on siis Zoomi link, Facebooki grupi link, millal kõned on, kogu info tuleb siis sulle otse meili peale, nii et väga lihtne. Ja seal saad siis ka info, kuidas liituda siis ka Facebooki grupiga. Ja Facebooki grupis on siis meil ka, seal on siis vaja siis teatud asjad, mis on siis vaja läbi käia. Sul ongi, kui sa lähed siis gruppi, siis grupis vaatad seal guide'ide all on siis kehakonteinerite lehed, seal on siis need PDF-sammude juhised ja seal on siis ka videode juhised. Nüüd selleks, et sa saaksid täisvõimsusel ja kohe gaasi vajutada, on oluline, et sa oleksid minu Facebooki sõber ja et hiljemalt 18. märtsiks oleks ma saanud ikkagi siis, sa oled täitnud e-poes oma selle pileti ära ja ma olen saanud sinu info, siis ma tean, et sa oled saanud ka siis Facebooki grupi info ja siis ma vaatan ilusti kõik üle 18. märtsil ja liidan siis kõik, kes on sealt siis kutsega saatnud mulle
siis liidan teid ilusti ära. Nii, et 19. hommikul saad sa juba avada ilusti siis esimese sammu juhised, vaadata läbi video ja esimese päeva lõpus on siis meil kõne. Meie esimene kõne saab olema kell 7 õhtul. Me alustame väljakutsega pühapäevasel päeval ja me lõpetame neljapäevasel päeval. Igal õhtul on siis kõned on erinevatel aegadel, tavaliselt õhtul hilja Eesti ajal ja siis õhtustel kõnedel ma ei käi materjali enam läbi, see on sinu iseseisev õpe, iseseisev kodune ülesanne, kõik töösse panna, tähele panna, mis toimub, mis ei toimi ja minu ülesanne on siis, kui me kohtume õhtul, sa tuled, sul on valmis küsimused, sul on valmis segadused, sul on valmis katsumused ja siis me teeme terve selle õhtuse kõne, paneme fookusega grupi coachingule. Sina tuled küsimusega, mina vastan või juhendan või annan sulle lisaküsimusi ja nii käime läbi siis kõik nii palju, kui me jõuame. Tavaliselt võtan kuskil tund aega selle kõne jaoks. Viimane kõne, mis on meil siis neljapäeval, selle peale arvestage vähemalt 2 tundi, kuna ma tahaks siis ka need, kes on okei, lindistada teie tagasiside, et me saaksime seda siis jagada tulevaste osalejatega. Ja üsna tõenäoline on, kui sa paned kõik need 5 sammu töösse, siis sinu tervis saab juba tõelise taaskäivituse ja isegi kui sa ei liitu mitte kunagi Wildfiti või mis iganes teise programmiga, mida ma siin soovitan, siis kindel on see, et sinu tervise siis olukord ja elustiil kindlasti koheselt paranevad väga-väga palju. Ja mina ise olen ehe näide ja loomulikult väga paljud, kes on selle läbi teinud. Nüüd see Facebooki grupp on grupp, kus on siis eelnevad väljakutsed ka toimunud. Ehk siis, kui sul on ekstra aega, sa saad alla kerida, vaadata, mis inimesed on jaganud, mis on toimunud, mis on küsimused, nii edasi. Ja nüüd, kui me käivitame selle uue, siis ma mõningad siis postitused võib-olla tõstan ülespoole, siis sa saadki vaadata näiteks esimene postitus kohe, mis sa näed, on siis väike ilus selline troopiline rannapilt ja seal on küsimus, mis on sinu miks osalemiseks sellel siis väljakutsel. Ja meie esimesel kõnel me käimegi selle miksi läbi, sest miks on see, mis me siis ankruna paika paneme ja see on see, mis juhib sind selle 5 päeva siis jooksul. Ja see 5 päeva annab sulle väga hea kogemuse, kas ja kuidas ka mina kui coach toimetan, kas see stiil ja kuidas mina olen ja toimetan sulle sobib ja kui sobib, siis tõesti aprilli alguses on teil võimalus kõigil siis hüpata Wildfiti programmi. See kestab siis 3 kuud, aprill, mai, juuni. Nii et ongi siis juuniks peaks olema juba täitsa teine keha, teine elu, teised harjumused ja päris palju asju muutub ka teistel tasanditel, sest kui kehakeemia muutub, muutub ka meel, muutub ka vaim ja kõik muud asjad, head ja paremad, hakkavad sinu poole liikuma. Nii et kui sa tead kedagi ka oma lähedastest ja tuttavatest, kes vajaksid väikest tervisepuusti ja tõesti, see on tasuta, selle väärtus on tegelikult tänaseks päevaks juba üle 100 €, sest tõesti kõik need videod ja asjad, lisad ja boonused, mis siin on. Aga ma tõesti teen seda erandkorras veel tasuta, nii et kui sa tead inimesi, kellel on tervise teema, ta ei tea toitumisest väga, ta ei tea harjumistest väga, ta ei tea, tal ei ole toiduharidust, ta ei tea, mismoodi toit mõjutab meie keha, meelt ja vaimu, siis tõesti tee see kingitus, kutsu nad siis siia toimetama ja siis vaatame kõik koos edasi. Ja selle video alla ma panen siis Facebooki sündmuse, kus on siis olemas ka see toote registreerimise link ja sealt siis saate ise juba edasi toimetada. Nii et ma soovin teile kõigile ilusat kevadet ja kui sa soovid endale uut keha, soovid oma kehaga sõbraks saada ja kui julged isegi võib-olla armuda, nagu minu puhul oli, ja oma keha siis ka kujuga ja kõigega, mis sinus on ja mida sul ei ole, sõbraks saada, siis tõesti see tervise taaskäivituse väljakutse on sinu võimalus järgmine samm oma tervise siis eduloos tekitada. Nii et suur aitäh sulle ja aloha, jaga seda infot ja videot ja kutset kõigiga, keda sa tead
kindlasti võiksite teha ka oma ilusal Facebooki seinal ja juba ette suur tänu ja ma ütlen ka seda, seltsis on alati segasem. Eelnevates gruppides ka, kui inimesed tegid seda koos oma sõbrannade, tuttavate pereliikmetega, neil oli nii lõbus ja pärast ka, kui hüpati veel koos Wildfiti, no tõesti lõbulaialt ja tõesti väljakutse nii vahva. Nii et mul oleks väga suur au olla sinu teejuht ja loe läbi, tegutse ja kohtume juba märtsis. Aloha!